Tervist, tervist! Täna siis räägin teemal alkohol ja kuidas siis alkohol hävitab nii minu, sinu, teie, meie kõigi tervist ja hävitab ka meie energiat. Ma ei ole mingi tervisespetsialist, aga vaatan seda läbi numeroloogia pilgu läbi siis. See on jälle selline teema, millest ma olen ka metsaelutuskäigul rääkinud veidikene puusa pealt, nii nagu ma ütlen, aga vaatame lähemalt. Ja vaatame siis, kuidas täpselt see hävitab siis energiat ja milliseid inimesi ta hävitab siis kõige tugevamalt numeroloogiliselt ja kes on kõige sõltuvam inimene oma sünnikuupäeva järgi ja kas on võimalik juba ette mõista, et su ees seisab siis sõltuv inimene ja kas seda saab siis ka tema sünnipäeva järgi aru saada. Ja ma räägin siis sellest sõltuvustest ja teistest ainetest, et kuidas see mõjutab siis teie edu. Ma ei ole mingi tervisespetsialist, nagu ma ütlesin, vaid lihtsalt vaatan seda numbrite mängu ja vaatan siis seda sünnikuupäevade järgi. Ja juba alkoholi enda sõna sees on selline kodeeritud üks sõnum, see on seotud väga tugevalt siis number 6-ga, tegelikult see on selline natukene müstiline nagu šukra ehk siis Veenuse teemani energia, mis inimest pidevalt testib ja see on kontroll kogu inimkonnale, sest alkohol on üle maailma levinud, enamasti legaalne. Seal on küll vist +18 või +22, ma täpselt ei tea, et mis vanusepiirang seal on, aga lõputu kontroll inimesele, igale inimesele. Ja kas ta läheb siis õigel teel või keerab kõrvale mõnele teisele rajale, kes seda teab. Ja see Veenuse energia siis viitab siis sellele, et see on armastusenergia, mis võib väga tugevalt siis mõjutada inimese psüühikat. Ja see on siis naudingute energia, ilu, raha, luksuse, seksuaalsuse ja mugavuse energia, mida ta kõigutab. Kiusatus, sõltuvused ja võime nautida ja otsida naudingut igas vormis. Ehk siis alkohol on selline tarkade inimeste jook, nagu eestlased kipuvad ütlema. Et aga kellele see alkohol absoluutselt ei sobi, seda me vaatamegi. Ja kui inimene hoiab selle energiaga tasakaalus, ehk siis selle alkoholi joomisega, üldse selle Veenuse energiaga, siis teda saadab edu, ilu ja kergus. Ja kui ta ei suuda sellega vastu panna, tekitab see sõltuvust, liialdused ja energeetiliselt allakukkumine. Ja alkoholi joomine köha tuleb kohe peale, sõnad ei taha suust välja tulla. Et alkoholi joomine ei ole või alkoholi tarbimine ei ole kellelegi hea, on see siis suures või väikses koguses. Ja ta langetab tegelikult igatemoodi siis meie vibratsiooni ja meie sagedust. Ja keda siis alkohol kõige rohkem mõjutab, kõige rohkem hävitab. Muidugi ma ei hakka siin rääkima kogustest, see jääb siis igale ühele enda teada, aga esiteks siis inimesed, kelle sünnikuupäevas on 0. Ja see tähendab siis, et need on inimesed siis kas 10., 20. või 30. päeval sündinud, et neil peaks olema siis tegelikult täiesti tervislik eluviis. Ja siia kuuluvad ka siis inimesed, kes on oktoobris sündinud või siis aasta, kui lõpeb näiteks 0-ga. Ja 0 on numeroloogias eriline. Ta on selline energia, mis võimendab kõike, mis inimese sees juba on. Ja tõstab inimese kiiresti super positiivsesse seisundisse, aga täpselt sama kiiresti võib ta paisata inimesega musta auku, kui ta midagi valesti kasutab või valesti teeb. Ja alkohol mõjub siis 0-ga inimesele 10-kordselt. Ja täpselt kuulsid õigesti 10-kordselt. Ja nad langevad alkoholist ja teistest vibratsioonidest ainetest 10 korda kiiremini kui teised inimesed siis allapoole. Ja see on just see 0 energia siis, mis seda teeb. Ja muidugi see 0 tegelikult ka viib inimese hästi selliselt kiiresti sinna super positiivsesse seisundisse. Positiivne mõttemaailm, hea meeleseisund ja üldse selline lahe ja vahva oma elus. Aga täpselt sama kiiresti võib inimene lasta end hävitada ja langeda täielikku 0. Ja eriti siis, kui siis alkohol hakkab teda siis juhtima.
kui sa tead kedagi siis, kes on näiteks sündinud nendel päevadel, sa võid seal kommenteerida, et ma räägin siis ainult siis sünnipäevadest ja, ja vaatan seda selle pilgu läbi, et ma ei räägi konkreetselt sinust, näiteks kui sa oled sündinud 10., 20., 30. ja sa üldse ei joo alkoholi, siis sul ei ole sellega probleemi, ehk siis null tegelikult võimendab sinu positiivsust väga hästi, nii et ära tunne puudutatuna, nii et saad vabatahtlikult edasi vaadata või siis mitte vaadata. ja nulliga inimene, kes hakkab tegema näiteks afirmatsioonidega või siis enda sageduse tõstmisega, tõuseb väga kiiresti ja tema edu on plahvatuslik. aga kui sama inimene näiteks võtab alkoholi ja käivitab siis sama plahvatuslikult ka langusesse ja on olnud siis sadu tuntud inimesi, kes nulliga sünnikuupäeva tõttu kaotasid näiteks oma edu just liigse alkoholi ja naudingute tõttu ja selles energias pole sellist poolikut olemist. siin on kas täielik võit või täielik häving. ja kommenteeri, kui sul on ka endal kogemust. ja on palju tuntud näiteid. ma olen kunagi teinud ka ühele inimesele, väga tuntud inimesele analüüsi, kes on sündinud 20. päeval ja kes ka on kuritarvitanud seda alkoholi. ja on olemas ka kogemus, kellel on olnud siis noorepõlves siis rohkem alkoholi kasutamist ja on sellest välja tulnud. ehk siis sealt on võimalik välja tulla, sellest siis endaga peab tööd tegema. ja ja väga palju siis inimesi, kes on ka selle alkoholi tõttu või siis mingite mõnuainete tõttu ka täiesti null ennast viinudki ja jäänudki. ja kui sul on sünnikuupäevas null ja see kehtib siis oktoobri sündinute kohta, nii nagu ma ütlesin, või siis kelle sünniaasta lõpus on siis null, siis alkohol on sulle kategooriliselt vastunäidustatud. ja kui sa tõesti soovid elus tohutult, kui sa soovid elus tohutult üles tõusta või saavutada midagi, aga see saavutamine, ülestõusmine või selles suhtes ükskõik, kuidas seda ka ei nimeta, siis igalühel on see oma tasandil. et mina ei ole see, kes ütleb seda, kuhumaani sa pead tõusma, et see on täpselt see, et kus kohas sa oled ja alati soovitan ennast võrrelda iseendaga, mitte kellegi teisega. ja sa oled võimeline tegelikult mägesid liigutama ja su edu võib olla plahvatuslik. ja nulliga inimesele on alkohol sisuliselt keelatud, kui sinna saaks panna sellise keelumärgi ja kui ta tahab oma elu eduka ja stabiilsena hoida, siis ei ole vaja sellega mängida. ja nad on tegelikult südames sellised loojad, revolutsionäärid, teerajajad ja seepärast ongi nende karmatest kõige tundlikum. Siis see tähendab seda, et karma paneb teda alati nagu küsima küsimärgiga, et kas sa hoiad end puhtana. ja kui sa oled sündinud nulliga ja oled juba valinud tervema elustiili tee, siis sa ei tohi seda mitte mingil juhul ka murda, seda oma lubadust, et tagajärjed võivad olla sulle raskemad kui kellelegi teisele. ehk siis nii palju siis nullide omanikele. ja kommenteeri siis siia, kui palju sinul on kogemus sellega. ja teiseks siis sellised vahvad tüübid, grupp number 4. ma räägin ainult nendel siis, kellel on mingeid probleeme, kellel võivad siis numeroloogiliselt siis mida ma olen siis siin välja uurinud. ja number 4 energia, ehk siis sinna kuuluvad siis need, kes on sündinud 4., 13., 22. ja 31. või kelle elutee on number 4 või kellel on palju neljasid, näiteks sünnipäevas, kuus ja aastas ja aasta lõpunumber on näiteks 4. ja alkohoolikute seas võib olla ka üsna palju näiteks neljasid, eriti puhtad neljad. Nendel on siis neljadel üleüldse, siis neljagrupil on vähe energiat kehas ja nad püüavad seda kunstlikult tõsta. see panebki neid siis alkoholi jooma või mingeid mõnuaineid proovima. ja alkohol on siis sellise ajutise tunde ja energia tõuseb ja inimene aktiveerub ja seetõttu siis neljad haakuvad alkoholiga väga kergesti või siis mõnuainetega ja muidugi ka lagunevad seesmiselt väga kiiresti. ja see number 4 hakkab siis selline hävitustsükkel pihta just selle aine tõttu. ja see võib muidugi väga traagiliselt selles suhtes siis ka jätkuda. ja ka number 4 on siis ka väga tugev selline karmaside energiaga, mis on tihti selline tühjuse ja energiapuuduse tundega siis miinuses. ja selline inimene võib tunda, et tema sees oleks nagu vähe jõudu või vähe sädet. ja seetõttu hakkavad siis neljad sageli alkoholiga siis energiat tõstma. ja see annab neile petliku tunde, nagu nad muutuksid vabamaks
saaksid juurde jõudu ja tunneksid end sotsiaalsemana. Ja samas on neil tunne, nagu nad muutuvad siis loomingulisemaks. muidugi alkohol võib kanda sellise ajutise tunde, et sul on kõik nagu selline vau, kõik on nii lahe, jooksed kiiremini, aga tegelikult peale seda on ju kõigil paha olla, eks me teame seda tunnet, eks ju. ja neljale piisab väga vähesest alkoholist, et tema energia lühisesse läheks. Nad võivad väliselt tunduda rõõmsalt, aga sees toimub juba lagunemine. ehk siis viide ka sellele, et ma tegin ühe video siis nende inimeste kohta, kellel võivad olla siis esoteerilised tunnetused, siis number 4 olid seal ühes grupis ka. ja tihtipeale nad hakkavad ka seda siis mõnuainetesse või sinna alkoholi äh, sukelduma või. ehk siis sinna sellepärast, et nad tahavad eitada seda tunnetust. issand, väga vabandan, koerad läksid tülli. teate, mille pärast või? väga vabandan, siis piiksumängu asja pärast läksid praegu tülli. üks solvus ja teine läks oma mänguasja juurde tagasi. no näete, selline elu meil siin koerte keskel. ja ma ka lähen teema juurde tagasi. midagi pole teha. ja ehk siis ja, et number 4-del on väga tugev intuitsioon ja neljad on tegelikult ka iseloomult sellised hästi minevikus kinni ja neil on väga raske lasta lahti mineviku tunnetusest, kogemustest ja see viib neid sinna ja eriti kui näiteks töökohas või kuskil ettevõtluses, kus nad siis ka seal igapäevaselt toimetavad, siis kui neil on seal probleeme, siis nad kipuvad ka seda sinna alla suruma millegipärast. vot, aga kommenteeri siia, et kuidas sina seda tunnetad, kuidas sinul see asi mängib ja kas sul üleüldse on olnud. ja see ei ole siis konkreetselt sulle, kui sa ei joo alkoholi, absoluutselt, eks ju. et see on üks võimalustest, mis numeroloogiliselt on siis välja selgitatud, millised numbrid on. nii, kolmandaks inimesed kuuenda energiaga ehk siis, kes on sündinud 6, 15 ja eriti ka 24 äkki, sest seal on ka 4 olemas, mitte äkki, aga ja nii on. ja samuti ka elude numbriga number 6 ja kellel on näiteks kuusi palju seal sünnipäevas, kuusi aastas. et sinna võib kuuluda väga vabalt ka 26 ja 16 ja samuti näiteks kui aasta lõpus on number 6, siis nemad on ka riskitsoonis, sest nende teadvust mõjutab siis see Veenuse energia, see, mis ma siis siin video alguses rääkisin, kust see kõik tuleb, selline alkohol ja mõnuained. ja see tõmbab siis number 6 on selline Veenuse energiaga seotud ja vist ütlesin juba, aga see tõmbab naudingutesse ehk siis alkohol, pidutsemine, lõbustused, ilu, maitsed, üldse elunauding ja selline, kõik on selline jee. ja see on väga ilus energia iseenesest, aga ta testib inimest kogu aeg. ja ma tean väga hästi ka kuusi, kes on täiesti karsklased, täiesti puhtad kuued, nii et jälle ütlen, et see siis ei resoneeri võib-olla sinuga, kui sa ei joo absoluutselt alkoholi, aga võid kuulata, see on see kuue miinuspool jällegi. ja üks väga hea selline tuntud striimer, kes on sündinud ka 6. päeval ja elude number on number 6 energiaga, siis tema veetis oma esimese poole oma elust siis peaaegu katkematu joomisega ja lõbususega. ta ise siis rääkis seda ja kuni nii kaua siis, kui elu pani ta täiesti seisakusse. ja siis, kui ta lõpuks selle karskluse valis, siis tõusis ta edu väga kiirendatult, sest number 6 annab tegelikult kiire edu, kui inimene on puhas ja distsiplineeritud. ja nüüd on aasta-aastalt üha edukam ja populaarsem. nime ma igaks juhuks ei taha mainida. ja see number 6 energia tegelikult on väga ilus armastuse energia. ja siin on inimesel vaja lihtsalt enesedistsipliini, nii nagu kõigil inimestel tegelikult. ja number 6, miks ta sellise sammu võib ette võtta, on see, et ta on tegelikult enda suhtes väga kriitiline. tal on tihtipeale elus väljakutseid oma väljanägemisega ja satub tihtipeale ka armudraamadesse, ise tekitab neid, kas armastuse kolmnurkadesse näiteks võib sattuda. või siis on see, et kui teda maha jäetakse või tema jätab kellegi maha, siis tal tekib selline tühjuse tunne ja see võib viia väga kergesti sinna enda manipulatsiooni. see on selline üks väljund sellest, mida ta arvab, et on nagu okei.
Nii, lähme siis seitsmete juurde, seitsmed, kurinahad. Jaa, minu number on ka siin väga kihvtilt. Jaa, mis siis ikka? Seitsmed, kes on sündinud 7, 16 ja 25. Jälle ütlen seda, et kõik ei pruugi absoluutselt olla seal siis alkoholiga seotud, et jätke see meelde. Et kui see sinuga ei resoneeru, siis see ei ole sinu kohta. Ja siis ka need, kellel on näiteks elude number 7 või siis on sünnipäevas 6 või aastas esineb palju seitsmeid kokku, et vaadake, kirjutage kasvõi välja endal siis. Või siis on sünniaasta lõpp on number 7. Ja see 7 energia viib alkoholiga inimese väga kiiresti siis täielikku kaosesse. Ja 7 on alati seotud sisemise kaosega. 7 tekitab iseendale kriisi. Kas ise tekitab või siis on see, et kui tema ei tekita, siis elu ise viskab ta kriisi, seepärast et seal ta areneb kõige paremini. Ja, ja sellele lisada näiteks alkohol kriisile, siis kaosele, siis saab kaosest siis kaos ruudus, kuubis. Ja mäletate, siis 7 oli ka see number, mis oli seal selgelt nägemise taju ja grupis. Ja see on ka üks põhjusteks näiteks, mis siis võib tekitada 7 omavat inimest sinna, et ta tajub esoteeriliselt seda elu teistmoodi, tal on väga tugev intuitsioon ja inimeste taju, kui ta on selle arendanud. Ja ta võib hakata seda lihtsalt peitma ja tahab sellega nagu eitada seda oma võimet. Ja muidugi kõige keerulisemad 7 seas on just see 16, ehk see 1 + 6 on 7, aga tegelikult siin on ju see Veenuse energia ehk siis number 6. Ja see on väga suures riskis. Mina olen ka 16. Ja neid inimesi siis testitakse karmaliselt kõige rohkem. Et sina, kes sa oled 16. päeval sündinud, kui julged, siis pane siia kirja. Mind jääb ennast naerma, sellepärast et täiesti tunnistan üles, et ühes eluetapis, ma arvan, kui ma poleks lahku läinud ühest inimesest, siis minust oleks väga meisterjoodik tulnud. See oli üks põhjus, miks ma selle suht ära lõpetasin, et oleks pahasti lõppenud, ma arvan. Siin ma olen, mulle alkohol absoluutselt ei sobi. Vot, isegi üks pisikene tilk veini ei ole üldse minu tass teed, nii et sinnamaani oli vaja kasvada, nii et eks me kõik oleme käinud ja kolistanud mingid omad asjad läbi. Nii, et 7 energia puhul alkohol ei mõju lihtsalt hästi. See lõikab ära siis selle inimese selle ühenduse selle kõrgema intuitsiooniga, nii nagu ma ütlesin, siis tegelikult 7 on väga kõrge intuitsioon. Ja seetõttu võivad siis 7 käituda joomise ajal täiesti ootamatult, kaduda ära näiteks, öelda asju, mida nad hiljem ei mäleta või siis ka appikene, ei tule sõna suust või siis kahetsevad, et nad selle välja ütlesid, sellepärast et 7 on üldse see lugu, et nad on väga otsekohesed tihtipeale ja kui nad alkoholi võtavad või mingit mõnuainet kasutavad, siis nad lähevad selliseks crazy'ks ära. Nad võivad olla sellised väga tugevad draamakuningannad või kuningad. Ja 7 üleüldiselt on oma energeetika poolest selline, et isegi ilma alkoholi võtmata võib olla näiteks kui 7, 16 ja 25 on miinuses. Nad on ikka sellised tigedad tikrid, et mäletate, ma kirjutasin, mitte ei kirjutanud, tegin ühe video 5 agressiivsemat naist või naisenergiat, mis võivad olla, siis 16 oli seal äkki 4. kohal. Minul endal see puudub. Mina olen suht rahulik. Olen ikka tõstnud küll aeg-ajalt elus häält, aga seda vist nooremana rohkem, ma arvan. Kui keegi kurja teeb, siis ikka tõstan, aga väga vähe, väga harva. Aga seda, mida ma tean, siis alkohol mulle ei sobi. Nii et ja, ja mis veel võib siis juhtuda, et see, et ta võib lihtsalt mõnuainete selle mõju all siis teha otsuseid, mis siis näiteks aastate jooksul teda siis karistab või tuleb see karma lihtsalt talle tagasi, see, mida ta on siis seal teinud. Ja 7 energia on väga vaimne ja mitte maiste naudingute jaoks. Ja kõik uued ja 7 on oma täissünnikuupäevas pidevas karmalises testis, kas sa suudad oma kiusatustest üle olla. Ja enamasti siis nad ei suuda seda oma esimesel poolel elust. Vot, nii palju siis 7-test, ehk siis kommenteerige siia. Ja siin tasub siis ka vaadata seda, näiteks mäletate seda edukuse koodi, kui te vaatate seal www.numbritekeel.ee, siis scrollite selle sinna alla lõppu, siis vaadake seda edukuse koodi.
siis need numbrid, mis teil sealt välja tulevad, siis on need tegelikult sünnikaardis olevad selle viisnurka tipunumbrid ja need siis näitavad ka teie plussid-miinused ja kui teil näiteks esineb seal isegi äkki ühtesid võiks öelda, seepärast et seal taandame me kõik 1-9 need numbrid, eks ju. Kui sa oled seal 10. päeval sündinud või siis näiteks kui 4-sid esineb või 7-meid, siit tulevad veel 2 numbrit. No need numbrid ongi 8 ja 9 näiteks siis. Vot teil kõigil võib olla selles suhtes, et hoidke silmad lahti, et milline see teie alkoholiga suhe on. Ja, aga lähme siis edasi number 8. Nende jaoks pole alkohol nii hävitav kui näiteks 7 puhul, sest neil on tugev sisemine distsipliin ja nad oskavad peatuda. Ehk siis see, mis tegelikult väljakutseks tihtipeale on see, et kui võtad alkoholi, siis samavõrra võta ka vett, eks ju. Aga siiski pigem loobuda alkoholist. Ja 8 joovad harvemini ja oskavad peatuda. 8 all siis ma mõtlen neid, kes on sündinud 8, 17 ja 26. Aga ma ütleksin jälle 26. võib seal tekkida probleeme. Ja 17. ka võivad tekkida probleeme, seepärast et seal on 7 ja 6 energiat. Vot, et ma tean väga hästi tean selliste numbritega inimesi, kellel ikkagi on tõsised probleemid, aga üldjuhul siis 8 energiaga siis joovad ikkagi harvemini ja oskavad peatuda. Ja nad ei lagune nii kiiresti, kuid alkohol häirib nende sellist rütmi ja tekitab sisemist rahutust. Seetõttu võib 8 peale alkoholi muutuda liiga kalkuleerivaks või liiga karmiks, isegi füüsiliselt vägivaldseks ja draamakuningatariks. Kommenteerige siia alla siis, kuidas teil sellega lood on. Ja viimane number siis, mis ka tuleks siia alkoholi teemasse sisse, on siis number 9. Ja see on kõige magusam selles suhtes siin selles osas, et vaadake, ma rääkisin selles videos esoteerika osas, et seal on siis 4, 7 ja 9. Ja 9 on ühed kõige esoteerilisemad üldse numbrid ja maagilised numbrid. Ja nendega on küll väga kurvad lood, kui nad lähevad sinna teispoolsusesse. Ehk siis sõltuvustesse ja tihtipeale nad lähevad sinna kahjuks. Ja 9 siis, kellel on edukuse koodis sünnipäevas, kuus või aastas või siis aasta viimane number on või siis elude number on number 9, et siis kõik need asjad siis vaadake. Nad muutuvad alkoholist väga sõjakaks ja plahvatusohtlikuks. Võivad siis, seepärast et selline Marsi energia aktiveerub nende sees. Ja samas on ka see lugu, mis on hästi huvitav 9-tega. Ma räägin siis üldse nagu grupist 9, need on 9, 18, 27, eks ju. Või siis, kui teil esinevad need seal kuskil sünnipäevas 6 aastas, siis nad võivad juua nii palju või siis tarbida näiteks mingisuguseid teatud mõnuaineid, et väljastpoolt tundub nagu kõik on okei, aga tegelikult on ta seestpoolt juba ammu sassis. Ta kestab väga pikalt. Et kui seal näiteks mõned teismelised tahavad seal teha mingisugust võistlust, siis tavaliselt number 9 ei ole mitte midagi, aga ta võib lihtsalt pahtigi pikali kukkuda. Ja ja temal tulebki siis, ütleme, see tema väga suur negatiivne pool on siis üldse ka ilma alkoholita võib olla see, et ta on väga sõjakas ja võitleja, väga tulise hingega inimene. Ja ka nendel, kellel on näiteks seal, mis on 29 ja 19 näiteks ka samamoodi, nendel on ka 9 seal sees olemas. Ja 9 võib siis juua rohkem kui teised, sest nende keha peab väga palju vastu ja seetõttu võivad nad kaua püsida ja jaksavad palju juua suuri koguseid. Ja kuid psüühika ei pea vastu ja 9 siis ongi selline impulsiivne, agressiivne, dramaatiline, konfliktne. Ja mis siis siin kõige hullemad kombinatsioonid siis välja tulevad, on siis see, et nendest kõigist kokku sünnipäev 30 on ja näiteks kui elutee on tal näiteks 4, 7 või 9 või siis ka näiteks elude numbrid, kellel on elude numbrid näiteks 1, 2 või 3, aga kahtedest ma siin selles suhtes ei rääkinud, aga näiteks see, et kui enne kui sa elutee numbri saad, vaata, siis tuleb kahekohaline number ja kui see kahekohaline number enne ühekohaliseks taandamist on näiteks 10, 20 või 30, siis nendel on väga ohtlik. Ja näiteks ka see, et kui sa oled saanud sünnikaardi seal kirjaliku või suulise, siis sünnikaardis avaneb ka tohutu hulk numbreid, seal on neid ligi 30 ja seal siis näeb
ka, et kui sul nagu väga palju näiteks kümneid või kahekümneid seal, sest sünnikaardis on numbrid kuni 22-ni ja kui sul esineb seal kümneid ja kahekümneid palju, siis see võib ka olla sellele viide, et ma ütleksin isegi viide siis, kui sünnikaardis on 15-neid palju, seepärast 15 kokku on ka 6 ja 15 on sõltuvuste märk. Et see ka on selline lugu, et sul võib olla siis mingeid probleeme võib-olla, aga ei pruugi olla absoluutselt, seepärast et 15 on ka kaassõltuvus ja muud sõltuvused. Aga siin me räägime praegu alkoholisõltlusest ja kes muutuvad siis numbrite poolest siis kõige sõltuvamateks, võivad siis kümned, nagu ma ütlesin, 20, 30, 19, 16, 17, 9, 18 ja samuti siis ka 4, 6 ja 7. Ja pidevatesse kriisidesse tõmbab neid, kellel on siis elude number 7 või edukuse koodis on palju seitsmeid. Ja edukuse koodi saad siis kokku arvutada, kui sa scroll'id seda kodulehte sinna alla ja siis sa sealt leiad sellise kalkulaatori, kus sa saad siis kokku lugeda ja ma olen edukuse koodist väga paljudes videotes ka rääkinud, et kui keegi teist jõuab rohkem, siis võib vaadata kasvõi kommentaaridesse tõmmata mingisugused edukuse koodi videoid siia. Ja laivides räägin ma väga palju nendest, et see on küll minu meelest kanali selles suhtes klubi liikmetele pandud ainult, aga suur aitäh, klubi liige, kui sa toetad mu kanali jooksmist eriliselt. Ja näiteks, kelle edukuse koodis on palju üheksaid või seitsmeid, siis sellel inimesel on peaaegu vältimatu, et ta läheb oma elus läbi sõltuvuste või kriiside, sest nende energia tekitab pidevalt vajadust luua kunstlikku kriisi. Ja kui nad õpivad elama enesekontrollis, siis seda ei juhtu. Ja need sellised 9 ja 7 energiat vajavad karskust ja tasakaalu ja enesejuhtimist väga tugevalt. Ja neil on siis selline rahu ja jooga energia väga vajalik. Ja täpne enesedistsipliin on neile ülioluline. Ja siis kas on võimalik ette näha, et inimene on sõltuvustundlik ainult sünnikuupäeva järgi? Siis eelkõige kuus energia on siis see, kui inimene on sündinud 6, 16 või 26, siis on tal avatud naudingute liin. Ja see tähendab seda, et elu kontrollib siis teda pidevalt. Ja siis kontrollib seda umbes niimoodi, nagu umbes universum küsiks su käest, et kui kaugele sa lähed oma naudingute pärast. Et milliseid samme sa teed, kas peatud õigel ajal. Ja see on pidevalt, nendel numbritel on siis selline karmaline test. Ja siis sellised inimesed on sisuliselt sõltuva tüübi energiaga, ehk siis need 6, 16 ja 26, isegi kui nad ei tarbi midagi, siis neil on avatud naudingute liin, niinimetatud. Ja isegi kui nad ei tarbi, siis nad kalduvad sõltuvustesse sellistesse nagu inimestest. Ma olen 16, ma olen sõltuv teist, eks ju. Tähelepanu tahab saada. Ja nii nagu ma ütlesin, et ma räägin nii palju numeroloogiat, et minu pereliikmed ei kannatanud enam välja, et ma pidin tulema teie ette siia. Sina 16, kes sa oled, et kuidas sina enda seda sõltuvusenergiat siis kulutad, ütleme niimoodi. Et adrenaliini saamiseks siis näiteks mõned teevad väga teadlikult sporti või tegelevad mingi sellise aktiivsusega. Ja siis, mis on näiteks 6, 16, 26 või kellel on elude number 6 või siis edukuse koodis on palju 6, siis nendele meeldib ka šoppelda ehk siis shoppamisega tegeleda. Minule endale isiklikult õnneks ei meeldi, aga e-poodides mulle aeg-ajalt meeldib, siis ma pean panema kõik need äpid kinni. Ja siis mul lapsed isegi naeravad. Me kõik ju teame sellist toredat kohta nagu Teemu. Siis Teemu on kohe hirmus koht minu jaoks. Ja igasugused Shane'i ma ei ole teinud, aga jah, ma ei hakka siin sellest rääkima, nii et te võite ise ka kirjutada, millised sõltuvused teil on siin olnud shoppamistega. Ja üleüldse igasugused teised naudingud. Jaa, aga mida rohkem siis nad panustavad karskusesse, enesedistsipliini ja enesekontrolli, seda rohkem edu nad saavutavad, ehk siis need, kellel on need kuu energiad. Sest kuus on tegelikult väga positiivne pool ja see on väga selline koduhoidev, sümpaatne, sõbralik ja väga hea, kui ta on positiivsuses. Mm.
ja alkohol iseenesest alguses tundub väga ilus ja vahest ongi nii kihvt, et jee, nüüd istume, nüüd teeme midagi lahedat, aga tihtipeale see ikkagi lõpeb probleemiga. Et ärge laske end petta ilusast elust, et niinimetatud jutumärkides või ilusast õhtust, kui näete, et keegi edukas inimene joob. Sest näiteks 16 energia inimesi testib karma eriti tugevalt. Esialgu võib kõik tunduda ilus, aga lõpus tulevad probleemid. Ja edukate inimeste seas on ka väga palju, kellel on näiteks elude number 6 ja selliseid põnevaid asju, mitte ainult number 16 ja ka seal on jah hästi palju vaja iseendaga tegeleda. Aga see viitab ikkagi sellele, et ütleme, kellel on need 6 või kellel on need 7, jah, 6, 7, 7, 4 ja 9, et tihtipeale nende selline noorusiga, nooruseasse tuleb sisse selline väike lõbustus ja väike selline kurimart ja kuradi keeris, nagu ma seda kutsun. Ja parem on siis peatuda selle alkoholi joomisega või siis mõnuainetega varakult, nii varakult kui saab ja selleks vajab võib-olla just sinu tuttav või sõber või sina ise kellegi abi, et neid abisaamiskohti on väga palju. Et tagajärgi eemaldada, siis piisab alguses kas või teha üks samm korraga. Ja mida pikemalt sa sellest vaba oled, siis sina näiteks, kes sa oled täiesti karsklane, et saad ka oma kommentaari siia panna, et kas on üldse tõmmet olnud sinna peale või sa pole üldse aru saanudki, et miks inimesed joovad või no näiteks ka suitsetamine arvatavasti kuulub sinna. Praegu ma räägin küll alkoholist, aga tegelikult ka kõik sellised muud mõnuained. Ja et alkohol on siis test ja ta ei ole karistus ega midagi, mida peaks häbenema. Ta on tegelikult peegel ja ta näitab, kus sinu energia läheb või kuhu ta läheb. Ja kas sa oled valguses või varjus. Ja numeroloogiliselt siis selles suhtes on väga hästi tajutav ja ka ilma numeroloogiata väga hästi tajutav, kus kohas inimene liigub. Et nii ta lihtsalt on. Jaga oma kogemusi siia ja kuidas sind on selles suhtes mõjutanud see eluteel, kas sul on mingisuguseid sõltuvusi üldse olnud või ei ole, isegi kui sul on need numbrid olemas seal. Ja kas sul on näiteks tuttavate seast keegi, kes on nende numbritega seotud. Ja nii lihtsalt ongi. Ja muuseas, see on see teema, miks ma üldse hakkasin seda tegema, sest seda on väga palju ka minu käest küsitud ja ma vist suvel tegin metsajalutuskäigu video selle kohta. Ja nüüd seetõttu ma natukene uurisingi ja needsamad, ma tuletan veel meelde, et need 4, 7, 9 on väga intuitiivsed numbrid ja tihtipeale, kui nad hakkavad seda mingit niinimetatud mõnuainet, mõnukohta otsima, siis see on kõik sellepärast, et nad eitavad tohutult palju seda oma seesmist, ütleme siis vaimset oskust, mis siin veel ütelda, siis seda sagedust. Nad lihtsalt lähevad sinna kuradi keerisesse, seepärast et see on lihtne. Seal ei pea eriti palju mõtlema. Vot ja kommenteeri, jaga, pane kindlasti pöial siia märgiks, et sellest oli midagi kasu ja jaga seda ka oma sõbraga. Ja kui sa kanalit ei ole tellinud, siis oleks nii vahva, kui sa seda teeksid, sest see oleks märk mulle, et sind huvitavad sellised teemad ja pange muuseas ka mulle sinna numbritekeel@gmail selliseid mingeid mõtteid, mis teemadel te tahaksite kuulda, mingeid videoid, et ükskõik, mis see ka ei oleks, sest alkoholi kohta on palju küsitud või mõnuainete kohta ja see annab jälle mulle inspiratsiooni midagi uut ja põnevat uurida juurde. Aga egas midagi, mina olen Merike ja ma lihtsalt siia tulles annab alati teiega rääkides, nii nagu ma ütlesin, et mul on tähelepanu vajadus ka teatud määral. See, nagu ma olen 16, et see tekitab alati minus rõõmu, et ma saan teiega jagada neid asju. Nii et tšau, Merike numbrite keel.